Et me oleme nüüd Henriga siin kuskil Rapla külje all ja Henri on jälle mingisuguse lollusega hakkama saanud. Ta on selline haigus, et ta satub osta ES-e ja siis ta valib alati paku. Mul oli uut pereautot või? Tulime uuele pereautole järgi. Ja lisaks boonus tagavedu ja bensukas. Tagavedu ja bensukas. Ja kõige olulisem ei ole Audi. Ei ole Audi. Ja ei ole BEM. Seega kohe vaatame, mis meile siit tuleb. Miks sa selle ostsin? Ma ütlesin, pereautot on vaja. Mis kuradi pereauto? Ma tahan näha, kus sõõres. Teeme proovi. Ja täna oleme sõitma, panen terve pereauto peale. Naine, kõik lapsed koos oma toolidega. Sul ei mahu üks toolgi sinna sisse. No nii. Oh, tuleb. Me peame siia sisse ära vaatama. Tere! Tere! Tervist! Ja, talve saapaid jalga ei pannud. Vägev! Üli äge on. Ossa raisk. Ma juba ootan, millal ma augustfestil saan Taneliga ringi peale minna sellega. Käiguvahetus on päris pikk. See on ju ilma sünkrota käigukast. Saatorita ja otsekäik. Et hoo pealt esimest ei saa panna, ainult koha peal ja esimene käik viliseb, sest ta on otsekasti vaata. Alla vajutad, siis nagu töötab, jah? Vägev. Ai, tal nagu puhur on ainult külma jaoks. Tal sooja ei olegi või? Sooja saad siit. Ja Tevo arvab, et siia ei mahu terve pere sisse. Vaata, mis kivi siin taga on. Ütleme niimoodi, et sellest saab päris põnev sõit Tallinnasse. Väga põnev. Päris hirmus on. Ta mingi sott ja natuke peale läheb sellest. Mina sõidan Essana. Me saame isegi hääletajad peale võtta. Nendega on see pull, et Eestis ei saa arvele uuemat kui 98 aasta. Okei. See on viimane aasta, mida sai arvele. Aga neid tehti vist kuni 2000 või? Ja kuni 2000, jah. No, esimene käivitas. Vägev. Ülikõva, no. Käigud on ikka nagu lülitatavad, mitte vahetatavad. Oot siin see legendaarne see. Okay, kurat, ei osta. Ei osta, ei kuule midagi on siin. Midagi on valesti. Tehingu katkina. Ma ei tea. See sa pead alla võtma. Turvavöö peale. Lihtsam on sul mulle anda turvavöö ja vastu. Mida vittu? Vaata rahu. Oota, teeme korda mööda seda, muidu ei saa. Vaatame. Otsin. Nii, olemas. Rohkem ei tulegi või? Kannatust on vaja, sa pead meelitama. See on nagu... Naisega või? Naisega on hulle. No, ma ei saa ukku rüs. Nii. Oota, istet saab siin liigutada. Ma võin öelda, et tahapoole väga ei saa. Lükka. Oi kurat, nüüd läks liiga palju. Nii, klapp lahti. Siin on see klapp, et oleks mootorist sooja. Ja, see on üleval, siis tuleb sooja. Need on lahti. Siit puhub, väga hea. Külma puhub ju. No, jah. Ainult üks asend on või? On-off ongi või? Tegelikult ka sellega sõidame Tallinnasse. Oota, auk! Oota, teise pealt esimese peale ei tohi panna või? Jah. Nüüd on kolmas. See oleks olnud peaaegu nagu money shift, automaatsed kojamehed. Vihmasensor. Selle autoga võiks Sunnimaal ära käia.
Poolas. ma ei mäleta, millal viimati ma tundsin, et ma pean 2 käega roolis kinni hoidma. Kiirus on mingi 50. Aga tal on ainult 1 asendamine. Ei, 2 on. Üks on see keskmine niimoodi, et ta pühib 2 korda vist ja siis jätab nagu korraks. Aga siis tuleb paus. No siin on ikka läbimõeldud praktiline auto. Gaas põhjas. Go putukas. No tunned 18 kilovatti. 43 Newton-meetrit. Sa oled väga optimistlik, kui sa arvad, et sellel 18 kilovatti järgi ka on. Ossuri. Mööda sõita sellega väga ei tee. Ma usun seda isegi ilma proovimata. Speed! Palju see välja võtab üldse? Ta ütles, et 100 läheb. 100? No sul on juba 90 sees, 95. No kepsuga peaks vaatama seda. Ma 5 minuti pärast vaatan uuesti, siis on äkki 100. Aga näe, SQ7 järgi ei jõua. Oota, aga vaata kepsu pealt, palju kiirust on? 88, 87. Kusjuures pidokas ei valeta. Päris täpselt, 86. Go, 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 go! Holy shit! Auto lähebki kiiremini. 110 või? Tegime selle autoga uue rekordina. Ei olegi väga hull kusjuures 100 pealt. Või noh, ma ei ole roolis, aga... Siin pead nagu tööd tegema. Jah. Ei ole mingisugune... Et viskaks ennast niimoodi. Istub telefonis. Pole kuhugi visata. Ja siin tõesti ei ole nagu uhkeasendit ei ole, siin on sundasendeid. Aga sinna taha mahub keegi või? No 3 ratast mahtus, nii et... Talverehvid on kaasas. Mahub 3 last ka. Niimoodi on, ma sain käe panna üle sinu. Ma tean. Et heliisolatsioon väga kiita ei ole. Mida? Rooli tundlikkus väga kiita ei ole. Kisub ka või? Ta ei kisu. Et ütleme niimoodi, nii nagu sa sõitsid Audiga Tallinnast siia, siis siin sa nagu ikka pead keskenduma. Nii. Ümberkeeramisraadius on hea. Let's go! Siit tuleb kuskilt sooja täiega. Ja. Osta-Reis siin on. Mis seal on? Kässari kang on kohe kuum. See on keskküte. Vahetus. Nii, ära pane ust kinni. Sul on lihtsam turvavööd peale panna, kui sa ust kinni ei pane. Mul ei lähe auku. Sa lõhkusid ära selle. Ma lõhkusin su augu ära. Sa lõhkusid ära selle, tegelikult ka näe. Siin on tunduvalt rohkem jalaruumi. Täitsa lõpsin. Oh, näe, peegleid saab regullida. Oota, ma panen sul peegli paika. Oota, peegel. Ma panen sul peegli paika. Kuhu sa tahad? Siia poole. Ketsi lasi. Tahaks nagu seda ägedat ja pingevaba nägu teha, aga... Aga tegelikult ei ole üldse nii hull sõita ju. Ei, vägev. Ma kartsin tullemisegi natukene. Alguses nagu tundus, et suht perses on terve asina. Aga ära harjud, siis on mõnus on. Ja ma kujutan ette, et linnavahel on küll ägedaga sõita. Tänapäeva modernsete autode probleem ongi see, et ei ole vaata seda tunnet enam, et sa oled seal rooli taga oluline. Et kõik on nii kergeks ja lihtsaks tehtud, sa ei pea isegi keskenduma nii teele. Inimesed kuradi surfavad telefonis või Tinderis või kus iganes. Ma küll praegu telefoni kätte ei julgeks võtta. Das is luks. Mina olen kiirus. Ma olen jõud. Roolitöö on hea. Tee on jumala silge. Aga rooli vaatad, siis nagu oleks mingi šikaanid. Katus on liiva täis. Klopid, siis tunned, kuidas liiv kukub pähe. Kellegi kuradi mingi vana vaip on lakke pandud. Ja, enne kui lakke pandi, siis jäeti kloppimata. Meie kiirus on praegult
ta hoiatab, et siin on 90 ala, kiirus on 86, 87. Nii, mööda sõit. 88, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, alla mäge või? Jaa. 98, 98, 99, 99, vahepeal on autod vastu tulnud, 100. 100. Mis asja, refi rõhu näita? Ja, ma räägin. Aga see pidi ainult pilt olema. Et sa tead, mitu barri peab sees olema. Uks. Nope. Aga see on hea, vaata, kui pidurid üles ütlevad, lööd uksed lahti, on õhkpidurid. Õhkpidur, jah. Nagu nendel Mersudel, vaata, tuleb suur antitiib välja, noh. Selle Fiatil tulevad uksed lahti. Niuke pidur ongi või? Jaa. Oota, ma ei jäägi seisma enne ristpikurit. Sul pidur põhjas või? Nii, go. Oi, vittu! Selles mõttes piduritega on küll natukene siuke... No, mis sa tahad? Ega see mingi RS6 ei ole. No see ei ole isegi mitte A6. Vaata teed, motherfucker, nad. Tüüpiline Audi mees, tegeleb kõige muuga välja arvatud sõitmisega. Audi mehed suudavad tegeleda mitme asjaga korraga. Davai, Ei, saada naisele sõnum. mitte selle saab. Kallis, olen koduteel. Kallis, ma ostsin pereauto. Ei, saada sõnum. Kallis, olen koduteel. Auto. Pidurda. See on auto, kus lapsed küsivad, et kas me oleme kohal juba. Sest ma ise tahaks küsida, kas me oleme kohal juba. Kui ma mingi hinnagu peaksin andma, siis ma ütleks, ei soovita. Miks? Sa oma emale annaks selle. Oota, kurvan ma ei saa praegu. No jah, aga oma naist See ja müra. lapsi sellega kooli ei saadaks, jah. No võt. Lihtsalt sellepärast, et see on, keegi otsa sõidab sellele, siis ei olegi enam midagi. Aga mul hakkab palav juba. No see on sellest, et ma pean tööd tegema. Sa teed tööd selle pärast. Varbad külmetavad traktoris. Ma mõtle vähemalt, sa võibolla kaotad siin mõne kilo. Jah. Oota, mis ma kaalun? Ma kaalun praegu mingi 78. Palju sa oled? 90 suts alla 100. Me sinuga moodustame kuskil natukene üle 25% selle auto raskusest praegult. Sest ta kaalub mingi 600 euro. 18 kilovatti. 43 newtonmeetrit. Teile kurv, ma pean tööd tegema nüüd. Teadsid, et neid autosid müüdi Austraalias ka. Ja kui neid Austraalias müüdi, siis ta oli Austraalia kõige odavam auto, mida oli võimalik osta. Mis ta uuena maksis? Ma üritasin otsida, ma ei leidnud. Väga pikalt ei olnud aega otsida ka muidugi. Aga Austraalias nad müüdi nime all Niki. Ida-Euroopast oli vist Malush või? Ei, see Malush või mis iganes, kuidas seda hääldada, see nimi tekkis tegelikult, ta oli lihtsalt Polski Fiat 126 on ja rahvas pani ta, hakkas kutsuma teda Malushiks. Nüüd hakkab pulli saama. Oh yeah, kiirtee. Kiirteele on mäest üles raisk. Kusjuures ma tunneks ennast turvalisemalt selles autos, kui mul turvavööd peale ei oleks. Et kui on vaja kähku ära minna, siis ma saan minna. 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 110, 111, 111, 111, 112. Oho, kuulsid või? Minu pell raisk paugub ka. Pidurdab lollak. Täitsa putsis. Ossu raisk. Türa jälgi teed. Oi, sellel ei ole pidureid. Ma saan aru, Henri, jälgi teed. No. Ma oleks peaaegu
ma näen kuskil seal Tallinnas näen tagapiduri tuled käivad korras, ma pean juba pidurdama siin. Ma ei julge nii lähedal sõita isegi tegelikult. Aga miks sa pead lähedal, miks mööda ei sõida lihtsalt? Tavai, me nüüd alustasime mööda sõitu. Päris hea tegelikult. Lebo. Oleks veel aknad kinni ka olnud, oleks veel paremini läinud. Täna on spoilad. Jah, okei. See on suitsetajatele mõeldud. See on see auto. Mõjutab ka. Ära pulli. Sest siis, kui sa seda tegid, see andis jumala hästi tunda. Ongi praegu ju täitsa lõppenud. Kuhu? Ütleme niimoodi, et istmed ei ole... Vaata, kiirendades lööb kütte tule tulema. Kütus on otsas juba või? Kiirendades. Tõusis ülesse vahepeal. Vaata, gaasilas on lahti, siis läheb paika kõik. Päris hea. Tead, mis ma arvan või? No. See auto saab rohkem pilke kui sinu M5 ja minu RS6. Ma olen nõus. Vägev masin, mulle meeldib. Mulle ka. Ise omada ei tahaks, aga mõnel sõbral võiks olla. No. Ja aeg-ajalt laenata. Isegi reisimine on väga intensiivne selles autos. See on küll, ma usun. Kas neid kabriolette ei tehtud või? Austraalia turule tehti. Sul hakkas ka päriselt pea valutama või? Jaa. Mul ka reis. See on, ma arvan, sellest mürast ja... Ma räägin, ma ei tee naljana. Adrekast ja haisust ja... Nüüd prinsessid sinna. Ja hakkas valutama. Aga linnas niimoodi sõita täiesti... Isegi kui sa pargita põiki pidi, sa mahud platsi ära ju. Ma mõtlesin, ma saan selle nüüd omal Omega taha parkida. Ja teine asi, kui linnas oleks kõik autod sellised, siis oleks parkimiskohtasid tohu hea. Võikski olla seadus. Sellised RS6, M5, kõik sellised autod peavad seisma parkimismajades. Kortermajade ees võivad need parkida. Võivad ainult need parkida. Ja kõigil oleks magalarajoonides oleks parkimiskoht olemas. Me peame poliitikasse minema. Me praegult sinuga lahendasime ära väga suured probleemid. Keskkonnaprobleemid, parkimisprobleemid, kõik probleemid lahendasime. Lisaks 15 liitrit 400 kilomeetrit. Automaks 50 €. Ma arvan, Eesti riik loobuks automaksust peale sellist asja. Nõmme mäes saab alla sõita. Aga kas ülesse saab? Kuidagi ruumi tekkis jõle palju autosse. Jah, kui käe saab aknast välja panna, ma juba hakkasin mõtlema, sureb välja. Vähemalt kerge on lükata. Üks asi, aga mis sellega on, vaadates seda Seieri liikuvust, vaata. Mida? Mis Seieri? Kütuse või? Jaa, et kui sa Mäkke lähed ülesse, siis võib välja surra küll. Kuhu sa tuled? Kuda priiekal? Lase see tildo vahele, sest meil on taga on Audi. Na TikTok u nas 10 000. Sa ei pea vaataja juurde või? Üks vaataja korraga. Ega ta ei küsinud, mis kanali nimi on. Jah. Kõik vaatavad. No palju sa näed selliseid liikluses? No aga ei näegi. No. Selles suhtes jah, et kui sa tähelepanu tahad, ära osta endale mingid kuradi AMG-d või RS-i või M5-d. RS-i siin mõni proua üldse ütleb selle kohta A6. Ja Audi vennad ikka ei saa sellest üle. No ei saa, see kriibib. 2500. No 2,5, see oli imehinnaga saadud. Inimene tahtis lihtsalt lahti saada. Aga mingi viiekas. No. Tõenäoliselt autoremondiga saad ise hakkama, sest siin väga ei ole midagi keerulist pole. No. Ei pea muretsema mingi airbagide pärast, et kui kõksu teed, et airbagid lähevad lahti ja maksad ennast haigeks. Nüüd. Lööd oma mõlgi välja ja sõidad edasi. Rool on pehme. Plastik on kvaliteetne. Võrreldes tänapäeva autodega plastik on väga kvaliteetne. Kõige suurem miinus, ma ütleks, ongi see piduri teema sellel autol. Siin linnas sõita, kohalt ära minna pole nagu mingi probleem, aga pidurid on küll sellised asjad. Elar tuleks siia sisse panna. Ja Tanel. Elar ja Tanel. Vot, Augustfestil panemegi Elari ja Taneli paneme sisse. Mustamäe jõulud, 14 detsember, kell 12, Männi pargis. Jõulukontsert. Kusjuures, selle saab raha teenima panna. Esiteks sa saad panna ta renti. Teiseks sa saad pakkuda lõbusõite.
näiteks lähed sinna, paned mingid jõulukaunistused, näärivana kostüüm selga ja teed lastele sõitu 5 euri. Ja mis see Mustamäe ring võiks olla mingi, vaevalt, et ta kilomeetritki on. Ja sa saad sellega 400 kilomeetrit sõita. Teenindad ära 400 last, see on 2 tonni. See auto maksab ise ennast ära 1,5 päevaga. Ütle mulle parem investeering. Kuidas me reklaamime seda 2 meest otsivad lapsi, keda Mustamäe vahel sõitma viia? Selle raha eest me võime palgata autorooli Birgitte Susanne Hundi. Vaata. Oho. Spoiler. Oho. Aga sa seda nägid ennem? See on stabiilsuskontroll. Et kui suvel palavaks läheb, siis sa näed selle siia. See on omakorda mingi jahuti. Ja siis sõidad niimoodi. Ja siis ta töötab nagu active wing ka. Ja. Ma ei tea, mis tunne on. Vägev tunne on tegelikult. Emotsioone pakub. Pikka pidurdusteekonda pakub. Tankimine on odav. Ja tegelikult ta näeb ilus välja. Jah, ta ei ole kole. Ta ei ole kole, jah. Roostet ma ka ei näe kuskil. No väidetavalt ei pidanud olema ka. Mõtle, sa saad veel seda efektiivsemaks teha, paned siia skuubi. Ta isegi sobib niimoodi, kui ta on nende kordi plekkidega. Seda ma räägingi, et kui seda nagu ei planeeri ehitada, tuunida, et ei pane laiendeid ja ma ei tea mida kõike veel, siis mina isiklikult siia ei paneks mingit valuvelgi alla. Mis asi see on? Auto Alex.pl. Võitab, kas seda keegi varastada tahab või? No pigem on siin vist see, keegi ära varastab, siis on see, et no kurat, ma otsima ka ei lähe. See on äge, et talverehvid on tagaistme peal. No seda lukku ei saa, et võib-olla keegi lihtsalt varastab mootori ära. Hommikul lähed ei lõpse. Kurat, käima ei lähe, mingi jama on. Oi! Tada! Raha on vähe, osta Fiat. Kõik vaatavad sind linna peal. Mõned naeravad suga kaasa, mõned naeravad suga. Aga igal juhul naeravad. Kõik naeravad. Kuni järgmise korrani.